Tere, me räägime siis täna kolmekesi ja me siis töötame praegu Tallinna Ülikooli uuringufondi võimaluste toel ja me oleme siis hakanud mõtlema, et kui on olemas keelemudelid ja kui meil on olemas elektroonsed õpilaste tekstid, et kuidas siis keelemudelite ja tehnoloogia vahendid saaks kasutada selleks, et hinnata siis eesti keele kui emakeele õppija tekste. Ja siin on meie uurimisrühma liikmete nimekiri ja täna oleme siin siis kolmekesi ja me töötame siis Humanitaarteaduste ja Digitehnoloogia Instituudi koostöös. Meil on siis kaks peamist küsimust. Kõigepealt siis, kui võimekad on praegusel hetkel statistilise keeletöötluse vahendid ja generatiivsed keelemudelid selleks, et hinnata eesti keele kui emakeele õppija teksti. Ehk täpsemalt 9. klassi kirjandid ja 12. klassi kirjandid silmas pidades. Ja kuivõrd need tehnoloogiliste tööriistade pandud hinded erinevad inimeste pandud hinnetest. Kaks põhist fookust. Taustaks siis nii palju, et praeguste plaanide kohaselt peaks põhikooli lõpus käivituma e-eksam aastal 2027. Ei saa täpselt olla päris kindel selles muidugi, ent selle osana hakkaksid siis kõik õpilased üle Eesti põhikooli lõpus kirjutama e-kirjandit ja praegu on siis läbi viidud hulganisti katseeksameid ja eelmisel aastal oli siis üks suuremaid katseeksameid aprillikuus 9. klassiga. Ja praegu kasutatakse siis sellist keskkonda nagu eksami infosüsteem ehk EIS ja see EIS-i aken, mis õpilastel avaneb, kus ta kirjutab siis oma kirjandit, see on midagi niisugust, nagu teil siin on näha. Ja mille poolest see tekst nüüd erineb senisest või siis sellest põhikooli kirjandist, mida kirjutati teisipäeval, et kirjutada tuleb alusteksti põhjal, need kaks alusteksti, mis antakse siis pisikesed lõigud ja õpilane peab siis oma loodavas tekstis tuginema vähemalt ühele neist ja arendama enda mõtteid selle põhjal edasi. Ja vastavalt siis sellele uuele eksami ülesande tüübile oleme siis mina ja uurimisrühma liige Katarin Lepik paar aastat tagasi teinud ka teistsuguse hindamismudeli kui see, mis praegu kehtib. Ja natukese aja pärast ma näitan ka, mis seal on. Aga seal EIS-is ei ole praegu niisugusi hindamistööriistu, mis tegelikult selle eksperthindaja või hindaja tööd lihtsustaks piisavalt määral. Ja samas, mis meil on eesti keele kohta olemas või mis võimekused tegelikult on olemas, seda praegu ei saa selles kontekstis rakendada. Et küsimus on, et kuidas seda võiks teha. Ja olemegi siis koostöös Harnoga saanud tegelikult päris korraliku valimi nendest õpilastekstidest ja eelmise aasta katseeksamilt on meil siis 795 9. klassi kirjandit ja 764 12. klassi lõpukirjandit. Selle esimese valimiga oleme saanud pruukida nii statistilise keeletehnoloogia vahendeid kui ka testida keelemudelite võimekust, aga teise valimi puhul oleme esialgu jõudnud tegeleda vaid selle statistilise keeletöötlusega. Ja lisaks nendele tekstidele on meil ka andmebaasis siis 2 eksperdi antud hinded ja mõnel juhul ka 3. hinne, mis on antud juhul, kui 2 hinnet on liiga suure erinevusega. Ja selline on siis meie materjal. Lisaks peaks veel ütlema, et praegu hindab eksamil õpilase õpetaja või sama kooli õpetaja eksamitööd. Aga tulevikus ja ka nende katseeksamite puhul on need anonüümsed tekstid, nendel on oma kood ja hindaja ei näe, kelle kirjutatud see tekst on. Et üks on siis oma õpetaja, kes näed anonüümselt teksti ja teine on Harno palgatud ekspert, nii et need on täiesti suvalised kirjandid. Aga mis veel peab ütlema, et need kirjandid ei ole, eksami tööd, need on katsekirjandid, õpilased on kirjutanud neid pärast kooli või mingit muu tunni ajal, need ei ole nagu eksami olukorda täpselt ei näitlikusta. Nii, siis hindamismudel näeb välja praegu selline, mis hindajal on. Siin on siis 3, läksin valele poole. Nii, ühesõnaga, et selline suur. Ma lihtsalt näitan seda, milline see on. Aga kokkuvõtvalt on siis 3 peamist hindamisaspekti, kusjuures iga aspekt annab siis erineval määral punkte. Et esimene hindamisaspekt on siis sisu ja ülesehitus, mis jaguneb 4 kriteeriumiks ja iga kriteerium saab anda 0–3 punkti.
praegu on siis pealkiri ja sissejuhatus, teemaarendus, mille esimene teemaarenduse kriteerium tegeleb alusteksti kasutamise hindamisega ja teine siis lõigu ehitusega ehk siis üldise argumentatsiooni hindamisega ja viimaks siis lõpetusega siis hindamise aspekt, lausestus ja sõnavalik tegeleb esiteks siis sõnavaliku hindamisega, mis võiks olla siis ulatuslik, mitmekesine ja sobiv selle kirjutamise eesmärgiga, samuti siis lause moodustus ehk lausete mitmekesisus, ühildumise, sõnajärje, igasugused muud lausegrammatika teemad on seal all. Ja viimaks siis tuttav aspekt, võib-olla kõige traditsioonilisem ehk siis õige kirja vormistus, mis saab anda kuni 9 punkti ja see jaguneb siis kirjavahemärgistus, õige kirja grammatika ning liigendus ja vormistus ja selle viimase kriteeriumi alla kuuluvad igasugused trükivead, lõikude, liigendusvead, aga mitte nagu lõigu ehituse kui sisulise ülesehituse vead. Nii. Ja see on siis see, mis meil, läks nii valele poole. Nii. See on siis see taustajutt siin. Nii, ja me oleme siis kasutanud 2 meetodit ja praegu siis Silvia räägib see statistilise keeletöötluse poolest ja Andres siis pärast generatiivsetest keelemudelitest. Klassikaline lähenemine nii teise keele õppijate kui ka emakeele õppijate tekstide automaathindamises on siis olnud juhitud masinõppe. See tähendab seda, et arvuti õpib hindama teksti inimekspertide eeskujul. Masinõppe mudel loob siis seosed teksti keeleliste omaduste ja nendele antud hinnangute vahel. Täpsemalt oleme kasutanud siis regressioonmudeleid, mis võimaldavad ennustada väärtusi nagu kirjandiskoor. Ja iga alamaspekti jaoks oleme treeninud eraldi ennustusmudeli. Ennustused tuginevad teksti kvantitatiivsetele tunnustele, mis on leidnud erinevate keeletöötlusvahendite abil. Ja selline lähenemine on siis väga läbipaistev ja lihtsasti tõlgendatav, sest see võimaldab meil välja tuua otsesed seosed tunnuste ja skooride vahel. Näiteks, kuidas mõjutab eri tüüpi kirjavahemärgi vigade sagedus kirjavahemärgistuse alamskoori. Kasutame siis erinevat keeletarkvara, et teksti kohta statistilisi andmeid kätte saada. Et selleks, et leida tunnuseid, mis iseloomustavad teksti keerukust, grammatikat ja sõnavara, tuleb tekstis kõigepealt tuvastada sõna ja lause piirid. Igale sõna puhul tuleb määrata selle algvorm ehk lemma ja siis nii saab mõõta sõnavara mitmekesisust. Grammatilise analüüsi käigus määratakse siis sõnaliigid ja grammatilised vormid ja selle jaoks me oleme kasutanud Stanfordi ülikoolis loodud närvivõrgupõhist keeletöötluspaketti Stanza. Ning sõnavara keerukuse näitajatena oleme arvestanud ka nimisõnade abstraktsust 3-astmelisel skaalal ning harva esinevate sõnade osakaalu tekstis. Neid tunnuseid siis võimaldavad mõõta Eesti keele kiirlugemise toetamiseks loodud tarkvara ja Tartu Ülikooli tasakaaluskorpus. Korrektsust puudutavad tunnused põhinevad siis grammatikakorrektori automaatparanduste sagedusel. Praeguses analüüsis oleme kasutanud Llama 2 keelemudelit, mis on peenhäälestatud eesti keele grammatika parandamiseks. Ja eri liiki paranduste eristamiseks oleme kasutanud Elle tekstihindaja jaoks loodud vealiigitust. Et üldiselt olemegi siis lähtunud samadest keeletunnustest, mida on kasutatud tekstihindaja rakenduses, et määrata eesti keele kui teise keele õppijate kirjutiste taset skaalal A2 kuni C1. Järgmisel slaidil on pilt sellest rakendusest. See on siis tekstihindaja tasemehinnangu vaade, kus on ka vead tekstis esile tõstetud. Et rakendus mõõdab siis praegu teksti ja selle sõnavara keerukust, parandab õigekirja ja grammatikavigu, ennustab E2 keeletauskustaset. Ja emakeele õppijate hindamisega see seostub nii palju, et kuna see arvestab ka sarnaste tunnustega, mida nüüd mida e-kirjandite analüüsimisel kasutasime, siis perspektiivis saame seda tööriista niimoodi arendada, et see hindaks ka tulevikus 9. ja 12. klassi kirjutisi. Väike ülevaade meie töövoost. Et siis vaatasime alguses, kuidas seni eesti keele kui teise keele automaathindamisel kasutatud tunnused seostuvad e-kirjandite selle hindamisaspektidega. Näiteks see, kui pikad sõnad keskmiselt on või milline on näiteks nimi- ja tegusõnade osakaal tekstis, kas see võib seostuda sellega, kuidas hindaja on pannud sõnavaliku mingi mitmekesisuse eest punkte. Ja siis nende tunnuste põhjal arvutasime korrelatsioonid skooriga, mis on hindajad andnud. Ja sobivate tunnustega katsetasime siis masinõppe meetodeid ning kasutasime
10-kordset ristvalideerimist, mis on siis mitte väga suure andmestiku puhul hea variant kõigi andmete ärakasutamiseks, et arvutada seda, kuidas masina ennustused siis keskmiselt inimeste hinnangust erinevad. Siin tabelis näete hindamiskriteeriumi aspektide kaupa mõningaid tunnuseid, millel oli siis vähemalt keskmine seos kahe hindaja keskmise skooriga. Need sõnavaliku aspekti all oli nii 9. kui 12. klassi kirjandites skooriga siis vähemalt keskmiselt seotud mitu sõnavara mitmekesisuse indeksit. 9. klassi kirjandite skooriga oli tugevamas seoses kobarparanduste ja sõnaasenduste arv ning keskmine sõnapikkus tähtedes. Kobarparanduste all me siis mõtleme seda, et kui mitu viga esineb korraga, näiteks kui sõnajärje vea sees on veel näiteks sõnavaliku viga. Ja 12. klassi puhul mõjutab siis skoori tugevamalt näiteks lemmade ehk erinevate algvormide sõnade arv tekstis. Lausemoodustuse aspektis, kus hinnataksegi nagu terviklikkust, arusaadavust, lausestuseksimusi, seal oli kõige tugevam seos kobarparanduste arvuga ja 9. klassi puhul oli ka seos keskmise sõnapikkusega tähtedes ja harva esineva sõnavaraga. See oli siis nii. Nüüd on järgmine aspekt kirjavahemärgistus. Seal korreleerus skooriga kõige rohkem puuduva kirjavahemärgi paranduste arv ja osakaal, aga 12. klassi puhul oli nõrk seos ka liigse kirjavahemärgi parandusel. Õigekirja ja vormimoodustuse aspektis oli siis mõlema klassi kirjandite skooriga seotud sõnaasenduste arv, kokku-lahkukirjutusvigade arv, kobarparanduste arv kokku ja paranduste arv sõna ja lause kohta. Nüüd 9. klassi puhul oli tugevamas seoses ka õigekirja vigade arv ja õigekirja veaga sõnade osakaal ning kobarparanduste osakaal. Liigenduses ja vormistuses polnud aga nagu mõlema klassi kirjanditega selliseid üle 0.3 ehk tugevalt seotud tunnuseid. Mõned 9. klassi puhul olid, aga 12. klassi puhul jäid need seosed nõrgemaks. Et hindamistabelis on ta küll olemas. Et see on siis tulemused, kus on iga alamaspekti puhul välja toodud siis parima masinõppemudeliga saadud keskmine erinevus hindajate skooris. See on siis see MH ehk masin versus kahe hindaja keskmine skoor. Et kui hindajad panid keskmiselt näiteks kellelegi 2 punkti õigekirja ja vormimoodustuse eest, siis masina skoor võis jääda sinna umbes poole punkti võrra sellest üles või allapoole niimoodi, et eriti nagu väga palju ei erinenud. Et seal siis see õigekirja vormistus 0-9 punkti on sellepärast suurema erinevusega veits, et kuna see aspekt on võetud koos alamaspektidega tervikuna, siis skaala on suurem, eksimissamm võib olla suurem ja sellepärast on ka erinevus natuke suurem. Aga siin on hästi näha, et masina ja inimese erinevus on väiksem kui hindajate omavaheline erinevus. Nii. See oli siis 9. klassi kohta. 12. klassi kohta on samasugune tabel ja väga sarnased skoorid. Jällegi masina inimese erinevus väiksem kui hindajate omavaheline erinevus. Natukene õnnestus kehvemini võrreldes 9. klassiga siis õigekirja ja vormistuse ennustamine, aga samas hindajate enda erinevus oli ka omavahel palju suurem. Ja tundus siis, et kirjavahemärgistuses liigsed komad mängisid siin natuke suuremat rolli, aga küllap siis kirjavahemärgi vead ongi 12. klassis äkki keerukamad või siis hindajad, varieerus see, kuidas hindajad olid midagi kirjavahemärgi veaks pidanud. Nii, ja mõned vahejäreldused. Siin on ka kordav info, aga selle viimase punkti kohta siis ütleks, et praegu veel hetkel ei saa eristada me vormivigu sõnavaliku vigadest, kuna see vealiigitaja, mida me kasutasime, märgistab põhiliselt kõik sõna tasandil sõnavead sõnaasendusteks. Nii et oleks vaja täpsemat vealiigitust, mis võimaldaks tuvastada täpsemaid seoseid skooride ja tekstide vahel. Aga sellega me tegeleme ühisprojektis Tartu Ülikooliga, nii et see võimalus saab meile ka kättesaadavaks. Et nüüd ma annan sõnajärje üle Andresele. Ja, ma tulen oma põõsast välja siin. Nii, aitäh. Järgmine küsimus on see, et me saame teha sellist statistilist keeletöötlust, kus me treenime iga selle kategooria jaoks oma mudeli, aga loogiline küsimus on muidugi see, et aga nüüd meil on suured keelemudelid, mida saab juhendada, mis saaks tulemuseks siis, kui me lihtsalt küsime. Küsime keelemudeli käest, siin on mingi kategooria, siin on töö, mis sa paneks siis skooriks. Mida me siin tegime, me kasutasime eeltreenitud suuri keelemudeleid,
See lähenemine on siis see kontekstõpe või zero shot learning, kus ei treenita mudelit, võetakse eeltreenitud mudel ja sisendiks siis läheb nii see instruktsioon, kui näiteks ütleme, et hinda siin seda mingit sõnavara või argumentatsiooni ja siis see hinnatav tekst. Hindamisskeem on põhimõtteliselt sama, mis inimhindajatel. Täpselt sama, mis saavad need õpetajad ja Harno hindajad, saavad masin ka. Lühike kokkuvõte ettearvatud on see, et toimib päris hästi. Need modernsed keelemudelid on väga head juhendite järgijad ja teevad, mis vaja. Aga loomulikult see ei tähenda, et neid masinaid peaks pimesi lihtsalt uskuma ilmselgelt. Ja seetõttu me ka tegime täpselt sama siin, mis eelmise asja puhul, et võrdlesime inimhindajatega, et kui hästi või halvasti mingite kategooriate puhul nad hakkama saavad. Aga see väljakutse, mida siin juba viidati, oli see, et väljakutse on, et inimhindajad ka erinevad mingites kategooriates päris palju. Ja siis ongi küsimus, millega me võrdleme, ühe inimesega, inimeste keskmisega või millega. Meie näited siin on lihtsasti kättesaadavad kommertsmudelid. Üks on GPT-4o ja teine siis on paar Gemini mudelit Google'ilt. Katsetasime praegu 9. klassi kirjandite peal, kuna hindamisskeem ja tekstid on sarnased, siis võib hinnata, et tulemused on 12. klassiga sarnased. Üks sisend on siis üks juhend, näiteks siin on mingisuguse näiteks mingi ortograafia või argumentatsiooni selle hindamisskeemi osa, siin on 3 punkti siis, anna siis kui, 2 punkti anna siis kui mingi teine tingimus ja kui kõik on halvasti, siis panna 0. Loomulikult võib ka teha, et paned kogu hindamisskeemi ja kogu kirjand sisse, aga me tahtsime natukene süstemaatilisemalt teha, aga odavam oleks lihtsalt panna hindamisskeem ja kirjand lihtsalt. Kuidas üks prompt välja näeb, kuidas see sisend välja näeb keelemudelile? See on inglise keeles, sest need mudelid toimivad natuke paremini inglise keeles, aga saavad aru eesti keelest, tundub piisavalt. Algab sellega, et sinu töö on midagi teha. Samamoodi kui inimesed ütleks, et nii, sinu töö on midagi teha. Siin on antud see alustekst, see jutt seal. Siin vasakul pool on mingid osad, mis me välja toodud, paremal on siis kogu see. Ehk siis iga kirjandi, iga aspekt hinnatakse selle pikema juhendiga läbi. Siis on need kriteeriumid, see on sõnavaliku näide, siin 3 on siis, kui on nii palju, 2 ja nii edasi. Ja siis see ka, et seleta, miks see põhjusel ja siis lõpuks anna hinne. See annab üldiselt natuke paremaid tulemusi, aga see on tehtud 4O mudeli ja Gemini mudelitega, millel ei ole see veel sisse ehitatud, see on see reasoning. Tegelikult võiksin kasutada ka neid mudelid, kuhu on juba see sisse ehitatud enne mõtle, ehk siis kirjuta läbi ja siis anna hinne. Aga isegi need nüüdseks juba natuke nagu eelmise põlvkonna mudelid, need asjad liiguvad väga kiiresti, toimivad üsna hästi. Ma taipan, et see on natukene võib-olla väikses kirjas siin, aga punane on Gemini, üks Gemini, roheline on teine Gemini ja sinine on GPT. Mida väiksem, seda parem, selles mõttes, et see on keskmine absoluutne viga, ehk siis sellel 0-3 skaalal, sest see hindamisskeem on 0-3. Ja suur osa GPT on natukene parem, aga kõikides kategooriates viga on praktiliselt, igal pool on alla 1 punkti sellest 0-3. Osades asjades saab ta paremini hakkama kui mingisugused need ortograafiamasinad, selle jaoks treenitud masinad osades asjades halvemini, mis on ka eeldatav. Kui sul on mingisugune speller, mis saab aru, kus on sõnaviga, siis võib eeldada, et saab paremini aru, saab parema skoori. Aga siin ongi see point, et neid saab kombineerida. Saab osad kategooriad teha ühe tööristaga, mis paremini toimib ja mingid sisulisemad asjad näiteks keelemudeliga. Ühesõnaga tulemus on, et see kriiugraafik kokku võtta on väga hea. Eksamiskaala on 27 punkti, vähemalt seal hindamisskeemi järgi pärast see normaliseeritakse vist. Minimaalne erinevus, kõige parem tulemus on 0 erinevust, ehk siis keelemudel annab kokku ühe eksami ja ühe kirjatöö jaoks sama hindamishindamine, täpselt sama skoori. Kõige suurem viga on 12 punkti 27-st, mis on võib üsna suureks pidada, aga keskmine on 2,62 punkti 27-st. Ehk siis väga üsna väike viga, arvestades eriti, et inimesed kohati varieeruvad rohkem. Kui võtta lähim hinne, et kas masin on nõus vähemalt ühe inimesega, siis läheb veel madalamaks, siis on 0,38 punkti 27-st keskmine viga. Ja kõik GPT puhul vähemalt kõik masinahinded jäid 2 inimese vahele. Ükski hinne ei olnud vähem või rohkem kui vähemalt 1 inimene. Kogu see trall läks maksma meile umbes $25. Kogu Eesti 1 aasta riigieksami hindamine. Meie valime, aga see
Neid oli seal päris mitusada. Kokkuvõttes seda asja kiiresti, keeletehnoloogilised tööriistad pakuvad võimalust suures koguses kirjatöid hästi hinnata, vähemalt võimestada inimhindamist. Täpsus on päris hea isegi meie väikeste katsetuste põhjal. Siin tuleb muidugi valida õige tööriist õige ülesande jaoks optimaalselt. Aga me ei ütle, et seda, et masinaid peaks pimesi uskuma, et tuleb testida, võrrelda eksperthinnangutega ja sellest saab teada, et mis sobib milleks ja kus ei sobi. Edasi jätkame 12. klassiga, üritame sellest natuke mingi prototüüpi ehitada, katsetada, valideerida ja töötame ka paremate hindamisjuhendite ja õpetamismaterjalidega, sellepärast et selleks, et hästi hinnata, peab inimestel kui ka masinatel head juhised olema. Suur tänu. Kas meil on küsimusi? Ootame mikrofoni. Väga kaar. Minul on selline küsimus, et kuidas te lahendasite eetilised probleemid? Ma saan aru, et te panite keele large language modelitesse kirjandid sisse. Siin on levinud vale arusaam, et AI-sse ei tohi andmeid panna. Ma tean seda juttu, mis tuleb. Aga see ei ole see küsimus. See on kolmanda osapoole osas, et jah, see on kolmanda osapoole pilves, aga selle me lahendasime Harnoga ära. See juriidiliselt kõik on korrektne. Jah, et me istusime juristide ja andmekaitsespetsialistidega koos, kes olid nii ülikoolist kui ka Harnost. Meil oli mitu koosolekut ja kõik mõtlesid ja otsustasime, et me võime teha. Muidu me poleks neid saanud. Sellepärast ma küsingi, et mul oli Harnoga samasugune trall. Ma tahtsin teada, mida te tegite? Me ei tohi kasutada teksti näiteid, see oli meie üks piirang, aga nüüd edaspidi oleme palunud, et siis seal katseeksami materjalides on linnuke, kuhu õpilane saab panna, et kas ta loovutab selle teksti ka, et kas me tohime edaspidi näiteks teadustöös tekstist tuua näiteid, praegu me ei tohi. Nii, järgmine. Teksti keerukus, et seda saab ju hinnata erineval viisil, et kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt, et kas te kasutate ainult kvantitatiivseid mõõdikuid? Me ei ole hinnanud teksti keerukust. Hinnanud üldse seda? Käis ju läbi, ei käinud? Sõnavaliku. Tagasi krutile sinna. Ja sõnavara keerukuse näitajad on sees küll. Oota, ma ürin... Nii, kuidas me nüüd on error. Kvantitatiivsed jah, põhimõtteliselt on vastus. Kvantitatiivselt just jah, et ikkagi need tunnused, mida saab mõõta nagu arvudena ja üles leida tekstist näiteks, et nimisõnade abstraktsus on ju see, me kasutasime seda eesti keele kiirlugemise toetamiseks loodud tarkvara, seal on abstraktsus nimisõnade puhul määratud 3-astmelisel skaalal ja sellega saabki nagu, et sa saad kätte arvulise tunnuse. Ja samamoodi keerukuse näitajana oli harva esinevad sõnad. Seal ülikooli Tartu tasakaalus korpuses on sagedussõnastik ja seal on eraldi, me olime määranud eraldi tunnusteks, et kui suur osa teksti sõnadest kuulub või ei kuulu algvormi põhjal, kas 1000 kõige sagedasema sõna hulka, 2000 ja 3000 ja nii edasi, et see on jah kvantitatiivselt. Aga üks küsimus veel, et masinõpet ja regressiooni kasutasite, et milleks seda teil täpselt vaja läks? Hinde ennustamiseks. Mille ennustamiseks? Masinõppe ja regressioon, et milleks teil seda tarvis läks täpsemalt? Selleks läkski, et vaadata, kuidas mudeli ennustus on korrelatsioonis hindajate pandud skooriga. Okei, selge. Aitäh. Nii, siia palun. Sorry, Tiiu. Aga vist oli küsimus. Siia jääda pealt. Ja väga põnev teema. See ei ole nüüd otse teie uurimusega seotud, aga nende lähteandmetega, et kui vaadata, mis on need hindamiskriteeriumid. Et seal on eraldi kriteeriumina, ühe kriteeriumina kirjavahemärgistus ja siis järgmine on õige kiri ja vormimoodustus. Kirjavahemärgistus on ju ka õige kiri. Et see näitab, et... Ja, see on praegune hindamisskeem lihtsalt. Ma saan aru ja ma ütlesingi, et see pole teie tööga seotud, aga et võib-olla võiks ka mõelda sellele,
et need hindamiskriteeriumid ise sellega vajavad me korrigeerimist. see on jah, aitäh selle küsimuse eest, see ongi üks väga raske asi, et me oleme Katarin Lepikuga teinud seda hindamismudelit mitme aasta jooksul ja see toimub niimoodi, et me pakume ühe versiooni, siis õpetajad kasutavad seda, annavad tagasisidet, siis me analüüsime selle tagasiside läbi, arutame koos Arno spetsialistidega. me oleme istunud maas, mõelnud neid nimetusi, neid sõnastusi ja siis õpetajatega testinud, see on üks omaette selline mõõtmine ja timmimine, päris keeruline töö, aga alguses me praegu mingisuguse optimaalse variandini jõudnud, nüüd me proovime natuke analüütilisemat varianti, et me võtame kõik need kriteeriumid lahti, vaatame, kuidas siis inimene ja masin toimivad, et tänavused katseeksamid on teistsuguse mudeli järgi tehtud, aga tõesti on vaja väga palju vaadata, kuidas lahutada või liita neid erinevaid kriteeriumid kokku või lahti, et see on keeruline protsess ja ma arvan, et see on hea, et seda me saame niimoodi pikalt teha mitme aasta jooksul. Tiiu. jah, Tiiu. Ja tere, aitäh väga põneva ettekande eest. Et mul on 2 küsimust. Üks küsimus on seotud selle promptimisega, et te promptisite inglise keeles. Et kas te proovisite eesti keeles ka ja kuidas te siis jõudsite selle järelduseni, et inglise keeles töötas paremini? Ja ma küsin siin otsa kohe teise küsimuse ka ära, mis puudutab seda väljundit, mis te siis saite, et te vaatasite praegu neid punktiskooride nagu sarnasust siis selle inimhindaga. Aga kas te saite ka nagu mudelilt siis mingisugust kommentaare selle kohta, et mis olid siis selle mudeli arvates mingisugused kas veakohad või parandused või kas te seda saite ka sealt kätte? See jah, kuna see on generatiivne mudel, siis vastus teisele küsimusele oleneb, kuidas promptida ja siin on see sisse kirjutatud, et anna põhjendus ka ja meil on need põhjendused ka eraldi olemas ja üldiselt põhjendused on üsna asjalikud, sest sealt edasi ta genereerib selle numbrilise hinde ka. Et jah, põhimõtteliselt need nii-öelda reasoning chain'id on meil ka olemas, mis võib olla mingi omete uurimisteema täiesti. Esimene küsimus oli eesti keele kohta, jah. Me algul proovisime eesti keelega ka, aga ilmselge on lihtsalt nende mudelite puhul see, et nad on eelkõige treenitud inglise keele peal, nad järgivad inglise keele juhendeid paremini, seega me üsna kiiresti lihtsalt tõlkisime selle hindamisjuhise lihtsalt inglise keelde, sest on üsna tugev eeldus, et saab parema, aga põhimõtteliselt jällegi neid suundil lõputult see, mida võib keegi teha, et võib ka proovida erinevates keeltes promptida. Varasemast teadustööst on mul lihtsalt endal kogemus, et see inglise keeles toimub paremini, kui tegeleda mingi keelega isegi, mis ise, see näide ei ole inglise keeles. Aitäh. Jätame nüüd siit pooleli. Aitäh.